tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Täna teeme ühe väga imelise ladumise meie üleminekuportaali 11.11 ja isegi kellaaja täpsusega kell 11.11 sõnumite kohta teile. Ehk siis see on see, mida te võiksite tähele panna. See on see, mida te võiksite teada ja loomulikult võiksite arvestada. Juhul, kui see tundub teile olevat just see, mis teiega käesoleval hetkel resoneerub. Aga nagu me kõik teame, ka juhuseid ei ole ja see, et sa hea vaataja tulid just praegu siia kanalile seda vaatama, nagu sa näed, on sõnumite ja edastuste hulk märkimisväärne ja põhjalik, mistõttu mõistagi on see praegu ühes variandis, sest neid ladumisi ja kanaleid ja videosid on väga palju ja see on just see, et kui sa siia täna oled sattunud, siis seda on sulle lihtsalt vaja. Tee endale tassike teed või kohvi, võta kosutav lonksuke. Mina võtan ära siis kõik nii-öelda sõnumite kaardipakid praegu siit kaardilaualt ja jätan siis sõna otseses mõttes ja kõigepealt meie kuldse taro ja kipperi siis nii-öelda käepärast, et nendega siis alustada ja loomulikult võtta siis juurde kõikide tarkade sõnumite juhatust. Täna on mul siin abiks mitmeid oraakleid, mida ma ei ole ka varem kasutanud. No meie hea juuraoraakel ikka ja jälle ei väsi kordamast, et praegu näitan ka pakendit, on viimased eksemplarid veel saadaval nii-öelda raamatupoodides ja kui sa tunned, et sul veel ei ole seda juuraoraaklit, aga sa tahaksid seda endale soetada, siis praegu sa veel saad seda teha ja see on igapäevane abimees sulle endale väga käepäraselt. Nii, aga vaatame hetkel siis, mida siis tuleb tähele panna enne selle sama üleminekuportaali 11.11, mis iganes see kellegi jaoks tähendab olukorras. Ehk et mis seisus sa oled hetkel. Vaatame, mis seisus sa oled hetkel. Nii, sina hea vaataja oled hetkel sellises seisus, et sul on väga palju mõtteid. Sul on väga palju mõtteid ja need mõtted on erinevad. Nagu sellelt kaardilt on näha, siis sellepärast sa ilmselgelt oledki täna siia sattunud, et need mõtted ilmselt 16. novembrist hakkavad aktiveeruma, vajavad realisatsiooni. Sa näed siin ka laua taga istub mees, ilmselt siis kunstnik, kes on visandanud naise portreed ja kes on jäänud hetkel mõttesse, kas see, mida ta teeb, see tulemus rahuldab teda või mitte. Täpselt sellises seisus, mu hea vaataja, oled ka hetkel sina. Selleks sa oledki nüüd sattunud siia seda ladumist vaatama ja ma võtan veel kiperilt kaarte, vaatame, mis siit veel nagu tuleb. Et siit nagu näitaks, et need suhted on, või need, vabandust, teavad, kuidas tuli kohe sõna, eks ole, et need mõtted on seotud suhetega, aga vaatame korraks, mis kiper nagu veel ütleb, kas need on suhetega seotud mõtted. No näed sa, palun väga. No rohkem ilmselt ei ole mõtet siit võtta. Sest ilmselgelt on nüüd nii, et sina, kes sa oled
sattunud seda ladumist vaatama, siin on nüüd küllaltki oluline osa selles ülemineku faasis ühel väga olulisel suhtel sinu jaoks, mis siis kas on olemas juba, kuna sa tõesti visandad seda portreed oma peamisest naisest või peamisest mehest, oleneb siis, kuidapidi need energiat siin jaotuvad. Või sa alles unistad sellest naisest või mehest, kes sinu elus võiks olla tähtsal kohal, peamisel kohal, eks ole. Vaat selline huvitav algus siis sellele ladumisele, nii ühest sõnumit ma ei oodanud, ma ütlen teile ausalt. Ja kuna meie elus on ka teisi valdkondi peale suhete ja neid ei ole vähe, siis sellepärast ma võtsin ka erinevad kaardipakid veel appi, et vaadata, mida siis nagu kuldne taro siia lisaks. Oih, mul on nüüd nagu läinud teistpidi, ma korraks segan uuesti. Ma vaatan praegu ainult õiget pidi neid kaarte. Vaatame, mida kuldne taro siia lisab ja paneme kuldsest tarost välja 5 kaarti. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja siis me näeme, mida kuldne taro Kipperi sõnumitele siis lisab. Mida on oluline tähele panna? Vau! Müntide 10, fantastiline kaart iseenesest. See on nüüd täismaja kaart igas tähenduses, mis tähendab siis seda, et pärast 11. kas sa nüüd soovid, kui me räägime sellest, et sa oled mõttes ja unistad sellest, et sul oleks täismaja, pereelu, õnnelik abielu, küllus nii vaimses kui materiaalses tähenduses, et see on igal juhul see, mille poole sa oled igal juhul teel. Muidu see kaart ei oleks välja tulnud. Ja vaata nüüd, mõtleva kunstniku alla tuleb taros eraku kaart. Mida tähendab siis eraku kaart? Taros ei tähenda seda, et sa oled erak, aga sa võid ka seda olla. Sa võid olla inimene, kes näiteks elab üksinda, samal ajal ta unistab täiuslikust perekonnast. See tähendab seda, et kui sa oled noor inimene alles, sul ei ole veel olnud peret, siis sa võid sellest vabalt unistada. See on enam kui õige, kui normaalne. Teisipidi, kui sa elad üksi ja oled valinud sellise elustiili, siis sa unistad, et sinu elus oleks ikkagi väike sipelgapesa nii-öelda pereformaadis. Mitte küll võib-olla sinu kodus, aga sinu ümber, kuhu sa saaksid kuuluda. Ja 3. tähendus erakul kahtlemata ja kõige tähtsam tähendus sellel nii-öelda portaali tähenduses ka veel eriti on see, et sind manitsetakse eemalduma hetkeks kogu elust, kõikidest oma unistustest, et vaadata iseenda sisse ja näidata enda hingele laternaga õiget teed, õiget valgust. Just. Ja karikate 4. Loomulikult see on jälle veekaart, karikate kaart, armastuse kaart ja nii edasi. Ka meditatsioonikaart. Sulle on midagi pakutud, aga sa oled võtnud aja maha, sa vaatasin, on mõtlemise kaarte, suisa 3 järjepanu välja tulnud. Ja see tähendab seda, et enne 11. tulebki sul välja mõelda,
uus algus enda jaoks. Mediteerida ja vaadata, mis on sinu jaoks tähtis, mis on sinu jaoks oluline. Ja kas sa lükkad selle ühe karika tagasi, mida sulle praegu pakutakse, või sa võtad selle vastu. Sinu sees on hirmud, on kahtlused ja on eriti siis nüüd möödunud täiskuuga seoses, mulle tundubki, et see seisund ongi tekkinud sellega seoses, et midagi kas tuleks lõpetada või on lõppemas ja nagu me kõik teame, et selle portaali saabudes ja ülemineku ajal nii ehk naa, kõik, mis meid ei teeni, see lõpeb. Nüüd on küsimus lihtsalt selles, et sul on tunne, et see hirmutab sind miskipärast. Ja seetõttu kaardid ütlevadki, ära karda, kullake. Võta lihtsalt rahulikult aeg maha. Ja sa näed, sa oled imeline persoon, sa oled imeline isiksus ja võib-olla sa oled ka ise taroloog, kes täna tahab kuulda nii-öelda abistavat juhatust oma tarkadele niigi teada ja tuntud mõtetele, mille peale sa võib-olla oled tulnud. Aga me kõik oleme ju lihtsurelikud ja me tahame aeg-ajalt ülekinnitust saada. Ka need, kes ise kaarte laovad, kas ka need ülempreestrinnad ja ülempreestrid, kes on targad, intelligentsed ja väga-väga oma hingega kooskõlas, tahavad ikka aeg-ajalt ülekinnitust saada ja see on absoluutselt õige. Sest palju sinu elus on varjatud, kas siis sinu enda taotluse tõttu või olude sunnil, aga see kõik on see, mille üle sa mõtiskled. Vaatame siis, mida siis loogilise jätkuna ütleb sinu hing, sest seda sa ju tulidki küsima, siin on, näed, hingesõnumid. Vaatame siis, mida tegelikult sinu hing sulle praegu ütleb või mida su hing tunneb või millised on need sosinad, mida su hingeke sulle sosistab hetkel. Nii, mis ta siis sosistab sulle? Tegelikult sosistab ta sulle seda, et tegelikult sa oled täna olukorras seetõttu, et sind manitsetakse võtta vastutus oma elu eest. See on selline klišeeks kujunenud lause, aga siin see kaart jätkab veel, et kaardi sõnum, et võta vastutus oma elu eest, vaata iseenda vigadele ja ürita nende läbi õppida. Tihtipeale on nii, et kui me siin räägimegi mingist suhtest, eks ole, siit tuleb siia kõrvale, tuleb see vastutuse võtmise koht. Mis siis on? On see, et kui me vaatame teist inimest, siis tihtipeale me tahaksime, et see teine inimene teeks nii, nagu meie tahame. Ta kutsub meis esile mingeid tundeid, mingeid reaktsioone ja nii edasi ja nii edasi. Miks kaart räägib sinu vigadest? Võib-olla see on natukene drastiliselt öeldud, aga võib-olla mõni teist on ka teinud vigu, millele tuleks otsa vaadata, aga millele te ei ole siiani söandanud otsa vaadata, ei ole julgenud otsa vaadata. Te olete võib-olla ennast õigustanud, et et nii peabki olema ja mina olen teinud kõik õigesti, aga vaat teine pool ei ole. Siis tegelikult on nii, et siin lisaks sellele, et analüüsida vigu või mitte vigu, tuleb minna sügavamale tasandile ja tuleb tegelikult näha seda, et kas sul oma partneriga on üldse ühine nägemus ja ettekujutus
ühise tuleviku saabumisel. Me võime väga palju ja me teeme väga palju vigu selles kontekstis, et me arvame, et kui me teeme teisele seda, mida me tahame, et meile tehakse, siis peaks nagu teisele inimesele meeldima. Või et kui me nõuame teiselt inimeselt midagi, mis meile tundub õige, siis teine inimene peaks seda tegema. Tegelikkus on kahjuks hoopis teistsugune. Ja just see portaal ütleb, et vaata palun enda sisse, ühelt poolt tunnista enda vigu, aga teiselt poolt uuri oma hingelt ja partneri hingelt, mida tema tahab. Mida tema tahab. Ja kui sa oled selle ära teinud, siis tead, mis juhtub. Siis pärast 11. toimubki üleminek vanalt uuele. Ehk siis kõik need kannatused, kui see suhe ei ole sind rahuldanud, mis iganes suhtes sa ka oled, eks ole, siis edasi juhtub nii, et hea karma tuleb su ellu. Ja teeb kõik sinu ja muudab kõik sinu unistused tõeseks. Ehk siis, kui sul on julgust lahti lasta sellest hetkel, mis sind ei rahulda, siis sinu ellu tuleb lihtne tee, lihtne lahendus. Ja õigemini see lahendus juba on sinu teel. Aga sa ei näe seda. Näed, siin sa alustasid sellest, et sa mõtled selle peale. Sest tundub, et midagi on siin, mida sa ei näe. Sa pead vaatama natuke sügavamalt. Ja muidugi ma kutsun sind siinkohal, mul ei jää midagi muud üle, ma pean sind kutsuma konstellatsiooni. Sest konstellatsioonis just me saame hinge tasandil vaadata, mis see on, mida sa hetkel ei näe. Aga loomulikult sa võid ise mediteerida ja vaadata enda sisse ja võimalik, et sa juba teadki seda, aga sa lihtsalt ei tunnista endale, siis nii ehk naa kõik see, mis sind ei rahulda, see jääb sinust maha 11. novembril. Nii on lihtsalt. Nii et selleks, et üleminek oleks valutum, selleks tuleb teha see töö iseendaga ära. Ja vaatame, mida meie imeline juura oraakel siis, mida ma julgelt ütlesin, veel on võimalik soetada, sulle ütleb. Juura oraakel ütleb sulle nii, et vaata, kui huvitav, 21.16 hakkad sa siin seadma samme, eks ole. 1.–2. novembrist, see oli juba enne täiskuud, tuli sul selline mõte, et midagi siin ei klapi, midagi ei ole nii, nagu ma tahaks selles suhtes, eks ole, ma tahaksin seda joonistada nii, nagu see on või nagu see peaks olema, aga ma olen joonistanud nii, nagu see on. Nüüd tuleb teha vastuvõtmine, siis läheb kergeks. Ja mida ütleb imeline juuraoraakel? Ole enesekindlam. Järgi oma sisetunnet, pane nüüd tähele, kuidas ta kogu aeg ütleb selges eesti keeles lihtsate lausetega. Ära karda enda eest seista, asi laheneb vaid siis, kui kaitsed oma piire. Ehk siis, millega nüüd juuraoraakel minu eelöeldut täiendab? Juuraoraakel täiendab tegelikult seda, et tihtipeale, olgu see siis tõesti paarisuhe, nagu ta hetkel tundub siin olevat, eks ole, aga ta ei pea olema. Või olgu see tööalane suhe. Või olgu see sõbrasuhe, mis iganes suhe, me üritame meeldida selleks, et sellesse sootsiumisse kuuluda, sellesse müntide 10 kuulumise nimel me tegelikult tihtipeale müüme maha oma hinge. Rahvakeeli anname oma hinge kuradile. Mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et moel või ühel teisel hetkel me tunneme, et see ei ole meie hingega kooskõlas, see teeb ikkagi haiget, kuigi ma üritan teha nii, et sellesse pilti sobituda, siis siin on aeg tunnistada,
et te ei pea mitte kuskile sobituma. Te peate tegema nii, nagu teie hingekene tahab, nagu hingekene nõuab, küsib, ütleb. Just nii, nagu te tunnete, et hingel saaks kerge. Võtmesõna on kerge. Nii nagu suhe peab olema alati kerge. Ja siin hakkavad kõik eakad abielupaarid, kes on juba suhetes palju võidelnud ja nii edasi, rääkima sellest, et ei, mis te nüüd, et te eksite, et suhe ei pea olema kerge. Siis mina tahan siinkohal öelda, et mitte suhe ei pea olema kerge, vaid hingel peab olema kerge. Ka siis, kui on raskused suhtes, aga hingel on kerge, siis suudetakse need raskused ka ületada. Ja kui esimesel, teisel enne täiskuud hakkas juba teil see traalivaali enda sees peale, 4. te hakkasite selle peale juba tõsiselt mõtlema, eks ole. 9. see on siis täna, vaatate te seda kaardiladumist, seda selleks, et saada lõplikult kinnitust, et 16. tuleb hakata seda pilti joonistama sellisena, nagu see on. Võtta vastutust ja siis läheb kergemaks. Ja 21. juhtub see, et kui te olete enesekindlad, järgite sisetunnet, ei karda enda eest seista, siis lahenebki kõik parimal võimalikul moel. Vaatame, mis ütlevad inglid siia juurde. Mis on inglitarol kõigele sellele lisada, mida ma juba praegu ütlesin. Näed, selle peaks vist siia alla panema. Selle peaks vist siia alla panema või siia peale panema, sest et siin ta on. Kaitse enda uskumusi ja otsuseid, jää endale kindlaks, vali oma lahinguid arukalt. Sisuliselt ikka seesama sõnum. Ma tean, mis on teie vastuväide, kes te seal teisel pool vaatate. Vastuväide on see, et aga sellisel juhul ma jään temast ilma. Olgu see partner või see partner. Aga kui ma valin iseennast, siis ma ilmselt pean loobuma sellest suhtest, partnerist, töökohast, situatsioon, mille vahel te valite, mis iganes ka ei oleks, siis jah, keegi ei ole öelnud, et peab kerge olema. Paraku selles ongi probleem. Selles ongi probleem, et valikute tegemisel ei juhtu tihti nii, et me saame jackpoti, kuigi võib tunduda, et me seda tahaks ja see on ilmselgelt teie soov. Aga peaingel Raasiel ütleb, et sa oled ise maag tegelikult. Sa oled valmis, sul on kõik vajalik olemas ja sa oskad seda ka vajadusel kasutada ja sinu elu on maagiline ja kerge. Kui sa julged võtta vastu selle loobumise, no uskumatu, pane tähele. Kuldse taro eraku alla tuli inglitarolt, peaingel Raasieli erak. Ja kõigele minu eelmisele jutule lisaks, mida see erak ütleb, mis ma rääkisin siin mediteerimisest ja nüüd tuleb siia. Veeda aega vaikselt mediteerides, vaimsed õpetused, eneseavastamine. No ma arvan, et ma ei hakka ennast kordama, sest sellel puudub mõte. Ma sisuliselt rääkisin kõik selle ära juba. Nii et nüüd vaatame seda, mida ütleb siis armastuse ja romantika oraakel kõigele sellele lisaks, mis on juba räägitud. Vaata, mis ta ütleb. Ta ütleb niimoodi, et mitte kõik sidemed ei ole määratud kestma. Palun lepi, et see olukord, mis sinu elus praegu on ja tundub selle
müntide 10 laadne tuleb sulgeda. Sellest olukorrast tuleb lahkuda. Ehk siis sisuliselt, seesama hetk on kätte jõudnud, kus sa nüüd võiksid või peaksid siis enda jaoks langetama parima otsuse. Ja seda sellepärast, et minna edasi kerget ja ladusat lahendust pidi. Ja mis on lahendus? Vaata. Leia lihtsaid rõõme olemisest. Ja nüüd siis, kas siis teineteisega, kui sa oled siin suhtes, mida see kaart ütleb, kui sa oled selles suhtes, ma taaskord rõhutan, olgu see paarisuhe, töösuhe, sõbrasuhe, mis iganes suhe, esitanud liiga kõrgeid nõudmisi ennast ümbritsevatele inimestele ja üritanud ise teistele olla meele järele ja saamata siis seda tagasisidet, mida sa tegelikult väga-väga ootasid ja väga-väga lootsid, siis tegelikult on niimoodi, et kui sa lased nüüd kergemaks, kui sa lased oma latti allapoole, olgu see siis nõudmiste osas, partneri osas või mis iganes, siis vaata, mis see kaart ütleb. Leia endale ennast olukorrast, kus just lihtsad rõõmud, lihtne olemine on see, mis pakub sulle tegelikult suurimat naudingut. Ehk siis sõnum ka neile, kellel on kontroll, väga oluline, kes peavad alati kontrollima olukorda, siis teile on selline sõnum. Niipea, kui te sellest kontrollist loobute ja hakkate elama kergelt, lihtsalt, nii-öelda elutuules, siis tegelikult te saate täpselt selle, mida te olete kogu aeg tahtnud. Sellesama täismaja. Vaat selline huvitav. Ja mis on siis see abimees? Siin on nüüd selline huvitav kaart. Spirit Animals ehk siis hingetootem, hingeloom, hinge sõnum siis kellele või millele te saate sellel üleminekuperioodil nagu tugineda. Kes või mis on teie jaoks see hingeabiline? Nii kummaline, kui see ka ei ole, aga teie hingeabiline hetkel on üks tore konnakene. Tore konnakene. Ja see konnakene ei ütle mitte midagi muud, kui ütleb, et lase minna sellel minevikul ja võta vastu muutused. Võimalused ja pakkumised ja ka suletud uksed. Mine selle teadmisega uude päeva ehk siis teisipidi uude ajastusse alates 11. novembrist ja ainult õnn ja ainult rõõm ja hea õnn saadavad sind edaspidi. Ja teile siis veel, mu sõbrakesed, selline soovitus, et kui jälle ülekantud tähenduses ma ütleksin niimoodi, et kui see on nüüd lihtsalt lisainformatsioon, natukene huumoriga pooleks, loodan, et kõigil on siin huumorimeelt, mis on siis konn muinasjutus. Konn on ju see, keda tuleb ikka suudelda, et ta printsiks muutuks, eks ole? Ja pane tähele, kuhu ta siia tuli. Et siis kallid need inimesed, kes nüüd printsi ootavad, teile siis huumoriga pooleks selline ütlemine, et teinekord tuleb 50 konna läbi suudelda, ennem kui üks neist printsiks muutub. Võt see on nüüd nagu huumoriga pooleks. Aga kui rääkida natukene tõsisemalt ja nendele, kes usuvad
tootemitesse, abisse ja kõigesse sellesse, siis tegelikult te saate aru, et konn on ju kahepaikne, mitmepaikne. Ja ta jääb ellu nii vees kui kaldal, seda ühelt poolt ja teiselt poolt ta on väga kiire, kui on vaja kiire olla ja ta võib tardunult seista kamuflaažis looduse keskel, kui on vaja olla äraootaval positsioonil. Nii et tungige selle konna hingeellu selle kõige paremas tähenduses ja kui te soovite, siis leidke endale ka konna, kas siis amulett, sõrmus, mingisugune pildikene, kaardikene, mida rahakoti vahele panna, sest just teie, kes te olete praegu juhtunud siia vaatama, teie jaoks moel või teisel on sellest konna sõnumist abi. Nii et mu head ja armsad Valgusetooja kanali vaatajad, kuulajad, aitäh teile, et te olite minuga ja peatse jälle nägemiseni. Ja näete, ma praegu avastasin, et ma olin pannud ka 2 südant siia. Need on esimest korda need küünlad ja kujutage ette, mis siit kooruma hakkas. Nii et veel kord, mitte midagi juhuslikku ei ole. Kõik elus juhtub põhjusega. Mõnusat üleminekuperioodi teile, mu head Valgusetooja kanali kuulajad ja vaatajad.